Relva kapten Kaisa Kamenik, no mis need esimesed emotsioonid on? Sina oled küll naiste meistriliigas mängida saanud, aga Elvaga mitte. No milline see start teie jaoks oli, mis tunne on? Tunne on tegelikult väga hea, et eks me teadsime, et tuleb raske mäng, peame harjuma kõrgema tempoga, et Flora on väga kvaliteetne võistkond ja väga tehniline. Aga nagu näha, me platsil tähistasime neid väikseid võite, 1-1 olukorra võidud, kas või need suluseisu võidud, et mis iganes, et need tõid meile ka hea tuju. No tõesti, neid suluseise tuli Florale palju. No harjutasite neid ka kuidagi või lihtsalt olete kuidagi head selles liini hoidmises? Ei, ekstra niimoodi ei harjutanud, et ma arvan, meil koostöö sujus väga hästi kaitseliinis täna. No tõesti, pärast esimest väravat hoidsite Florat seal põhimõtteliselt 60 minutit kuival. Ma arvan, see on ka selline kindlasti positiivne asi, mida tänasest kaasa võtta. Jaa, et kahju, et need 3 väravat nüüd siin lõpus väga järjest olid, et me suutsime oma kaitseblokki hoida, vahepeal suutsime ise palli pikemalt hoida, et eks me teadsime jälle seda ka, et meil tuleb rohkem täna kaitses olla, et me olime selleks küll valmistunud ikka. Aga nüüd väike koondise paus tuleb vahele, saate kindlasti asju lihvida. No mis sa arvad, mida positiivset tänasest kaasa võtta, et millele veel natuke rõhku panna ja mida siis nii-öelda harjutada, mis täna võib-olla nii hästi välja ei tulnud? Positiivse poole pealt kindlasti ongi tiimitöö, et me suutsime oma mänguplaanist kinni pidada, suhtlesime omavahel. Ma arvan, et mis me peaksime võib-olla harjutama, mis me rohkem rõhku paneme, ongi just standardite kaitsmine, et just meil mõned pallid jäid väga lahtised sinna kasti, et Flora tegelikult väga tugevalt ja suurte jõududega tuli neid ründama. Olgu nii, aga aitäh ja edu siis teile nende harjutamistega!